My grandfather gave me that name before he died. John Jones. His home is at Sugarlock, Mississippi. He gave me that name. He used to sit down and tell me tall stories about what the wolf would do, you know. 'Cause I was a bad boy, you know. And I was always in devilment. So he'd sit down and tell me about what the wolf would do. So he told me the story about how the wolf done the Little Red Riding Hood, you know. Every time every time the girl had asked him, Mr. Wolf, what make your teeth so big? He said, I bet I can eat you, my dear. And said, what make your eyes so red? The better I can see you, my dear. And so, you know, and then they finally killed the wolf and drove him up to the house, you know, and showed me the wolf. And I told him it was a dog. He said, no, that's a wolf. I said, well, what do a wolf do? Say, howl. He said, you know, and so I got afraid of this wolf, you know. And every time I'd kill some of my mother's chickens, she said, so that'd scare me, you know, and it made me mad, and they called me wolf. And I gets mad about this. So they just kept on calling me wolf. And I got to the place, I didn't care what they called me.
esimene üritus, kui Ramon Kaju esimene katse ebaõnnestus. Hoojooksu algus, mees kiirendab ja äratõuge ja parajalt suure varuga Marko Turban ületab siis kõrguse 2 meetrit ja 24 sentimeetrit. On tunda seda head feelingut kõrgushüppe paigal ja selle lähistel. Kõrgushüppes seatakse laittkõrgusele Eesti rekordit tähistavale 2.26 ja mäletame, see oli Staiki võistlustel 83. aastal, kui Balti matšil Tarmo Valgepea võitis siis 2.25-ga ja Eesti rekordiga esikoha ja seda kõrgust on korranud 2 aastat hiljem Ain Evar. Tarmo Valgepea on ise ka praegu Rakvere staadionil ja jälgimas seda võistlust. Kommentaar enne Marko Turbani esimest üritamist. Või õigemini küsin siis, kas süda väriseb? Ei, minu süda ei väriseb. Mul süda rõõmustab, kui on mehed jälle hüppama hakanud. Vahepealne olukord oli ka täiesti mannetu siin kõrgushüppes ja Marko see 2.24 hüppe oli nii, et ma pole seda meest kõrgust enne hüppamas näinud, kui see oli esimene kõrgushüppe hüppe tal. Ennem oli see Niili ja poiss rohkem. Tahaks uskuda, et see esimene ei jäänud nüüd viimaseks. Ramon Kaju jäi täna peatuma 2.21, aga seda meest näeme siis 2 nädala pärast 10 võistluses. Kas Kaju õige ala ongi kõrgushüppe? Ei tea, no eks ta ise teab paremini seda, aga no täna ta lausa hiilis. Aga ma ütleks, et ta jäi peatuma, Kaju ikka hüppas 2.21 ja seega see ei ole väike kõrgus. Meie oludes eriti. Ja ka maailmas 2.21 on täiesti arvestatav tulemus. Ja nüüd siis teine üritus kõrgusel 2 meetrit 26 sentimeetrit Marko Turban. Mees alustab hoojooksu ja läheneb latile ja kõrge varuga ületab nüüd Marko Turban Eesti rekordi ja esimene kommentaar Tarmo Valgepealt. Palju õnne kõigepealt, 13 aastat Eesti rekordimees on nüüd eks-rekordimees. Ja tänan. Marko tegi mulle täna kingituse ja ma tundsin, et tulin kohale Pärnust. Tasus tulla juba? Tasus ja ma ütlesin juba enne lõppu ära, et üle on. Ramon Kaju, talvel Eesti siserekord 2.25, tänasel võistlusel 2.21 ja 2 nädala pärast 10 võistlus. Kommentaar värske Eesti rekordimehe hüppe kohta. No ta on ikka väga hea praegu. See on kohe jooksud on näha, et super. Julián no bandera que se estima. ¿Y aquí son los Julián, ¿sabes? Very good. Los compañeros va. Trabajo sin país. Pues para qué más lo ves, son para cambio. Para que tú pruebas. Son para cambio.